Aasta oli 1989 ja olime just astunud Tallinna Põllutehnilisse Instituuti. Toona oli ta veel selle nimega. Me olime majandusteaduskonnas taga Kopli majas, seal kus praegu on Mereakadeemia. Ja mina mäletan seda enda arust väga selgelt, kuidas me olime 3. korrusel, trepist üles paremat kätt ja koridoris tuli meile vastu üks vanem õppejõud. Tegelikult ta oli toona 60-aastane, noorte poiste jaoks vana mees juba. Ja kutsus meid, et tulge siia auditooriumisse, ma räägin teile natukene korporatsioonist. Ja siis ta rääkis, et me saame Kleeni lossis nüüd kohe varsti kokku. Selline korporatsioon on nagu Leola ja et tema kutsub meid külalisõhtule, et saab õlut juua ja juustuküpsiseid ja igavesti tore asi. Tulge vaatama. Pärast saime teada, et selle härrasmehe nimi on Harri Korrovits ja et ta on juba 36. aastal Leolasse rebaseks astunud. Harri Korrovits oli olnud minu diplomitöö juhendaja TPI-s. Kuna ma olin TPI lõpetanud juba 1983. aastal, siis tuli helistamine nüüd 5 aastat hiljem mulle üllatusena. Harri rääkis mulle, et korporatsioon Leola on nüüd uuesti taasasutatud ja kuna elus olevad korporatsiooni liikmed on esimesest Eesti Vabariigi ajast ja uued liikmed tulevad nüüdsest üliõpilaskonnast, siis jääb sinna vahele piisavalt pikk tühimik. Ta selgitas, et on mõte täita see tühimik TPI vilistlastega, kes on selle vahepealsel perioodil erinevatel aegadel TPI lõpetanud. Et siis tekiks korporatsioonis niisugune järjepidevus. Vestluse lõpuks Harriga leppisime kokku, et ma hakkan osalema koosolekutel, mida hakatakse korraldama korporatsiooni taastamise käivitamiseks. Leola taasasutamise ajal olin mina ehitusökonoomika ja organiseerimist õppiv üliõpilane. Minu õppejõud oli Harri Korrovits ja see oli aastal 88, eelmisel sajandil, kui tema hakkas noori tudengeid värbama korporatsiooni Leola. Oli tollel aeg laulev revolutsioon, kõik oli uus, kõik asjad muutusid. Eesti riik sai omale, Eesti rahvas tollane Eesti rahvas sai omale sinimustvalge lipu tagasi. Käisime laulukaare all laulmas ja ka oli selline aeg, et kui taas asutati korporatsioone, üliõpilaskorporatsioone, mis olid juba keelatud eelmise sajandi 40. aastast. Kui nüüd öelda, et Leola taasasutati, siis on see natukene vale väljend, tähendab. Sellepärast, et Leola jätkas oma tegevust, tähendab, ja nende vanad vilistlased tulid kokku 15. oktoobril 88. aastal vilistlase Armas Luige suvilas ja seal otsustati, et taastame korporatsioon Leola. Kui muudes korporatsioonides tulid noored mehed kokku ja võib-olla mõned vanad vilistlased said nõu ja siis pandi korporatsioon uuesti püsti ehk taasasutati, siis Leola puhul tulid need samad vanad korporandid kokku ja jätkasid oma tegevust.
ja selle võrra me olemegi uhked nende üle, et meil omal ajal oli niivõrd toimekas ja ühtehoidev vennaskond esimesest vabariigist olemas veel. Vanade vilistlaste roll oli toona väga suur, sellepärast et nende käes oli ju ajalooline mälu. Nemad teadsid, kuidas toimusid kommersid, milline oli Leola lipulaul, milline oli lahkunutele laul. Kõik see tuli vilistlastelt ja nende mälestustest ja meenutustest, kuidas kunagi käis, ja siis me ahmisime seda endale sisse ja proovisime nii teha, nagu meile räägiti. Kui rääkida nendest vanematest leolensistest, esimesest vabariigist, siis nemad rääkisidki meile, et põhiline, mille poolest nende tegevuses oli, nemad andsid oma liikmeskonnale seltskondliku lihvi. Korporatsiooniga, kes tulid õppima Tallinnast, Tallinna Tehnikumisse ja mis hiljem nimetati ümber Tallinna Tehnikaülikooliks, siis nad olid maapoisid, kõik sellised lihtsad noored mehed, tähendab, et ja korporatsioon sai neile pakkuda just sellist seltskondlikku läbimist ja osalust milleski mingis organisatsioonis ja ühel noorel mehel kindlasti oli sellist maalt tulnud noorel mehel oli kindlasti seda vaja. Esimene konvent oli Leolas, päris oma konvent, nagu konvendiruumid alalised olid Toompeal Toomkooli 10, mis oli tollane aadli elamu. Ja selle teisel korrusel olidki Leola ruumid, mis olid väga ilusad, sest tollal aegselt oli stukkdekooriga kaunistatud ruumid ja mis siis Leola vastavalt oma värvidele ja oma atribuutikaga siis täitis, olid vapiruumid, olid muud ruumid ja meil on säilinud mõningad fotodki kõikidest üritustest, mis nendes ruumides läbi viidi. 40. läks, kui meid nii-öelda anastati Nõukogude Liidu poolt, siis keelati ka ära kõik üliõpilasorganisatsioonid, sealhulgas ka korporatsioon Leola. Ruumid läksid sõjaväe kasutusse ja suurem osa vara läks kaduma. Aga ühteteist ikkagi säilis liikmeskond meie liikmete kodudes ja need on ka siiamaani alles. Harri Korobets toonitas ka seda meile, et Leola liikmeskonnast ei olnud sellised inimesed, kes oleks paistnud silma mingi kuritegudega sõja-aastatel, kes oleks nagu Saksa sõjaväest teenides pannud toime mingisuguseid näotusi või ka Vene sõjaväest, tähendab, või teeninud Vene sõjaväge või kommunistlikku režiimi, mis tollal ajal Eestis oli ja sai hakkama väga suurte, võib öelda ka kuritegudega. Nii et selles mõttes, et oldi nagu uhked. Ja ega tollel ajal peale sõda ei olnud kerge ollagi Leola liige ja minu meelest siis Leola lipp isegi või nende õmblusest võeti lipu värvid lahti ja hoiti eraldi, et ei juletud sellist korporatiivset käitumist või midagi muud märke välja näidata. Sellepärast, et isegi kui peale sõda tähendab Eesti lipu leidmine võis tähendada inimesele Siberi sõitu, vangimõistmist ja vangistamist. Ja peljetiga näidata, et sa oled korporant. Aga sellele vaatamata käidi vaikselt kokku.
taasasutamine toimus vilistlase Armas Luige suvilas Muugal. Ja seal oli niimoodi, et vastavalt meile ajalooraamatutes kirjas olevatest faktidest, et mehed tulid kohale ja vist oli kast õlutki ära kokku ostetud sinna, et nagu korporantlikult väga seda tähistada, siis sealt jäi vist 3 kasti jäi joomatagi, et mehed olid juba niivõrd selles eas, et ei saanud endale niisugust nii palju seda jooki lubada. Mul on kaasas ka paar pilti tähendab sellest suvilast, kus on just nagu selle taasasutamise järgselt tehtud. Meil on ka konvendis seina peal see pilt olemas, et kus on need vanad vilistlased kõik ilusti reas, kes meid nii jätkasid oma tegevust korporatsiooni all Leola. Ja ega peale seda nad hakkasid ka värbama omale uusi liikmeid, tähendab nii üliõpilaste seast kui ka vanade vilistlaste seast, mitte vanade vilistlaste seast, vaid uute vilistlaste seast. Ja sinna eelkõige värvati tähendab ka Tehnikaülikoolis olevaid õppejõudusid ja ka muid tööstusjuhte, ja kellele tehti tähendab ettepanekud Leola tegevusega liituda. Mäletan selgelt koosolekut, mis toimus 6. septembril 1989. aastal Eesti projekti sauna puhkeruumis. Sellel koosolekul sain ma värvid kätte. Koos minuga said värvid mitmed vilistlased, Jüri Sutt, Mano Koppel ja võiks veel nimetada Arvo Otsa ja veel paljud teised. Seda koosolekut juhatas Armas Luige ja protokollis korporatsiooni liige esimese vabariigi ajast Iirik. Veel tahan ma näidata ühte pilti, see on üks meie taaskäivitamise initsiaatoritest, Harri Korovitš, minu akadeemiline isa, kes oli ka samuti üks tuliingilisemaid kaasavedajaid ja enamike uute vilistlaste värbajaid. Nii Harrist kui ka teistest toonastest vilistlastest, ma mõtlen Armas Luige, Hans Stahl ja teised, nendest õhkus kogu aeg igal ajahetkel seda härrasmehelikkust ja soliidsust. Et nad ei lasknud mitte kordagi oma latti allapoole ja olid meile igast tasandist väga tugevaks eeskujuks. Ning mis toona on mul meelde jäänud üks Harri lause, et kui te tulete külalisõhtule, siis pange ülikond selga ja lips ette, siis te ei tunne ennast ebamugavalt. Ehk siis korporatsioon, see on eelkõige härrasmeeste kokkusaamise koht, kuhu ei tulda plätudega, vaid pannakse ennast korrektselt riidesse. Korporatsiooni esimene kommerts, mis toimus juba korporatsiooni reeglite järgi, oli 1989. aastal 17. oktoobril ja minu esimene vennastuspartner oli seal Mano Koppel, kellega me olime siis septembri algul, nagu ma eelpool nimetasin, koos astunud korporatsiooni liikmeks ehk saanud värvid. Me olime esimene rebaste lend pärast Nõukogude okupatsiooni. Kõik varasemad noored, kes Leolasse astusid, said kohe endale värvitekli, et moodustuks konvent, et saaks valida juhatuse ja seeniori, et konvent saaks tööle hakata. Meie olime siis esimesed rebased, kes siis kandsid lauda õlut ja tegid kõiki muid rebase toimetusi.
minul õnnestus olla selles rebaselennus esimene, kes tegi ära referaadi ja rebase eksami ning sai värvid. Vanameheks oli meil sel ajal Harri Korrovits. Põhiliselt ta tutvustas meile Leola traditsioone, kombeid ja rääkis, kuidas nemad 30-ndatel Leolasse astusid ja mida Leola toona tegi. Ega väga selliseid asju, mida juba tänapäeval me värvieksamil noorte käest küsime, et kuidas toimub liidukohus EKL-is ja nii edasi, nendest me toona väga ei rääkinud. Mis oli Harri jaoks oluline ja mida ta kogu aeg rõhutas, on see, et rebaseid peab olema palju. Rebased on meie korporatsiooni järelkasv ja tänu rebastele korporatsioon elab, kasvab ja õitseb. Mina sain kõige esimesena meie rebaselennust värvid ja 90. aastal toimus meil väljasõit Lehola linnamäele, kus siis muistne vabadusvõitleja Lembit oma lahinguid pidas ning Lehola linnamäel anti minule siis Leola värvid. Nii et ma olen esimene, kes sai pärast okupatsiooniaega läbi rebasaja värvid ja ka minu teada ainukene, kes on värvid saanud Leola linnamäel. Kuna meil Eesti Vabariigis oli konvent renditud, mitte enda oma, siis meil uue aja saabudes sellist kohta, kus koos käia ei olnud. Alguses saime käia Kleeni lossis koos. Päris varsti tekkis meil igakuine võimalus Silva baaris kord kuus koos käia. Aga konvendi koosolekud toimusid, kus juhtus. Vahest mõnikord kuskil ülikooli auditooriumis, vahepeal trapsiühika toas, kus iganes. Ja seetõttu meie konvendi otsimine oli väga pikk ja väga oluline protsess. Mäletan, et esimene taoline suurem koosolek toimus Tallinna Polütehnilise Instituudi üliõpilasklubis. See hoone asus just sellel kohal, kus täna on juba Polütehnilise Instituudi raamatukogu. See klubihoone lihtsalt lammutati mingil ajal. Ja esimesel sellel suuremal koosolekul oli päris palju varasemaid instituudi lõpetajaid, kes olid siis plaaninud liituda korporatsiooniga tulevikus. Põhiliselt ma mäletan, rääkisid seal Armas Luige ja Harri Korrovits, kes siis selgitasid korporatsiooni elu ja kuidas korporatsioon töötas eelmise vabariigi aeg ja kuidas oleks tarviks seda taastada. Jutt oli põhikirja taastamisest ja selle ametlikust registreerimisest ja veel väga paljudest muudest organisatsioonilistest küsimustest. Leola alguse poole tekkisid meil sellised võimalused, et üks vilistlane Jüri Kapet, kes oli tollase kohaliku tööstuse ministeeriumi remondi ehituse valitsuse juhataja, võttis meid nagu oma tiiva alla ja sinna tekkis meil niisugune ajutine konvent. Tema
kontoriruumide kõrval olevasse puhkekompleksi või kuidas selle võiks öelda, tähendab, kas ta just väga kompleks oli, aga ta oli selline ruum, mis on tänaseni alles ja me teeme ka tema, mille ta lõpuks erastas ja mis on ka praegu, me teeneme veebruarikuus, me teeme seal alati ühe koosoleku ja siis me 90. alguses meil tekkis võimalus tema juures kokku käia, seal oli niisugune saali moodi ruum ja selles saali moodi ruumis tähendab, siis ta tegi isegi natuke pakkus meile seal õlut ja suupisteid ja seal me Leola sai oma esimest pidada oma koosolekuid, mida meil nimetatakse AC-deks, see tähendab avatud konvent, kus tulevad kokku kõik leolensised. Ja seal pidada oma organiseerimiskoosolekuid ja kõike muid selliseid vahvaid üritusi. Siis meil õnnestus saada konvendi ruumiks suurem tuba Tallinna Tehnikaülikooli 3. ühiselamu 3. korruse puhkeruumi, mis oli suur ruum suurusega umbes 30-35 ruutmeetrit. Ja pärast seda paranes Leolas suhtlemine, kooskäimine, õlleõhtud ja kõik see tunduvalt. Kuigi me jäime ka Silvas veel pärast seda koos käima iga kuu korra, siis see akadeemia tee esimene konvent on ära ütlemata väärtuslik Leola ajaloos. Siis järgmisena tuli jälle Vilistuse kapeti poolt pakkumine, et temal on üks keldrikorter Pääskülas saadaval või müüdaval ja me ostsime talt selle korteri ära. Seal juba saime jälle natuke ruumi juurde, kui seal oli juba põrandapinda vaata, et 60 ruutu, poole rohkem. Ja ka seal oli tores koos käia, pidada koosolekuid, seal oli ka veel keldris oli ka saun. Ja seal saunaski seal mehed said oma jutud räägitud ja laulud lauldud seal sauna eesruumis. Hetkel mul ei tule meelde, et me oleksime 90. alguses väga palju selliseid korbiüritusi korraldanud peale AC ja kommersi ning konvendi koosolekute. Et see põhilisem elu läks käima minu arust ikkagi siis, kui me saime lõpuks endale oma esimese konvendi, kus me saime koos käia, kus me saime olla, siis hakkasid tekkima esimesed kontaktid Lembelaga, hakkasid toimuma tantsukursused ja sealt läks nagu see asi edasi, mis lõppes ju 97. aastal Lembelaga koos tehtud pulmadega. Ühel hetkel tegid mulle Vilistased ettepanekud, et sa võiksid hakata nüüd konvendi esimeseks seenioriks. Ja see oli mulle jälle suur ülesande ja ma püüdsin sellega toime saada ja eks ma tundsin ka väikest hingepärelust, kui ma nendele kõikidele värkatele vanade meeste ees pidin nagu andma oma tegevusprogrammist aru ja mis on minu plaanid ja kõik muu sinna juurde, aga nii ta läks. Aga esimese seeniori amet tollel ajal ei olnud lihtne, ega ta ei ole ka tänapäeval lihtne teha. Aga tollel ajal, kui tahtsid mingit üritust organiseerida, siis selleks oli väga raske leida vahendeid. Alates ruumidest ja lõpuks tähendab ka kõige muu söödava ja joodavaga, mis pidi sinna laudadele, sinna korporatsiooni õllelaua laudadele jõudma. Sellepärast, et majandustingimused toonases lõppevas Nõukogude Liidus olid niivõrd kasinad, et mitte midagi ei olnud saada. Kui ma nüüd tuletan meelde 90.
aastate korporatsiooni tegemiste algusaastaid, siis ma mäletan, et tol ajal hästi aktiivsed olid Peep Kildier ja Kuno Raude, kes näitasid üles väga suurt aktiivsust korporatsiooni korraldamises ja töös. Mina kahjuks tol ajal väga palju korporatsiooni töös ei osalenud, kuna nagu ma eelpool ütlesin, olin linna kapitaalehituse valitsuse juhataja. Hiljem, kui taastati Eesti Vabariik, siis selle õigusjärglase ehitusameti juhataja ja hilisematel nii abilinnapeana kui teistes ametites üldiselt korporatsiooni töös osalemiseks mul tihtipeale aega ei olnud, ehk ürituste aeg just juhtus niimoodi, et oli omal pingeline ja ei saanud osaleda. Kahjuks hiljem ma tean ka siis väga aktiivselt osalenud Peep Kildier, hiljem ei ole temaga nagu kohtunud ka Kuno Raude, kes oli väga aktiivne korporant, jäi kuidagi kõrvale. Ehk mulle tundub, et paljud, kellega me alustasime ja kellega me koos värvid saime, mitmed on ju manalateele läinud ja mõned teised on jälle kõrvale jäänud. Aga loomulikult need kommertsidki, kus mul õnnestus osaleda, on alati jätnud niisuguse erilise mulje ja kustumatu mälestuse, kuigi ma pean kahjuks ütlema, et kommerssidel ma ei ole osalenud selle aja jooksul väga paljudel, võib-olla veidi üle 10, aga mööda on läinud üle 30 aasta, see tähendab, et on vähemalt üle 30 kommerssi olnud, et ligi poolteni pole jõudnud, seetõttu minu nii-öelda mälestused korporatsiooni aktiivsematest tegemistest ei ole just väga suured. Ma tahaksin praegu siin meenutada veel ka, et minu esimese aktiivse leolaperioodi ajal õnnestus meil luua teiste korporatsioonidega Tallinnas selline traditsioon, nagu on esimese vabariigi rongkäik või vabariigi aastapäeva rongkäik. Ja tollel ajal oli meil akadeemiliste organisatsioonidega koostatud selline kogu või kooskäimise moodustis või kuidas selle kohta öelda, koordineeriv kogu. Ja seal olid tollal Tallinnas tegutsevad akadeemilised üliõpilasorganisatsioonid ja nendega me siis mõtlesime, et kuidas nagu Tallinnas silma paista võrreldes sellega nende teiste korporatsioonidega, mis olid Tartus, siis me teate, me teeme endale sellise aastapäeva akadeemiliste organisatsioonide aastapäeva rongkäigu. Ja algas see Raekoja eest ja lõppes see Toompeal, kus siis peeti kõnesid, lauldi laule ja see traditsioon on läinud siiamaani edasi. Algselt oli ka selle rongkäigu juurde käis ka pall, mis toimus kas siis vastavalt eelmisel õhtul või üks õhtu kas samal päeval või järgmisel õhtul. See oli niimoodi. Ja esimesel korporatsioonide pallil mille me siis korraldasime, mängis veel Peeter Sauli orkester. Ja Peeter Saul, kui palju oli läbi tuli, veel pani mulle käe pihku, ütles, et teil oli vägev pall, eks ju. Ja mul oli väga uhke tunne, et mina noormees olen suutnud osaleda sellisel üritusel. No markantne niimoodi, et pallidel on viisakas, et pakutakse alkoholi, aga kus sa võtad, tähendab, sampust ei olnud, siis me käisime piimanõuga, tõime Valtu kolhoosist, tõime õunaveini. Ja pärast kulbiga villisime pokaalidesse seda tagaruumis ja siis läksime kandiku peal, siis rebased kandsid saali seda õunaveini, mis oli üks niuke seik. Need õpetajate maja pallid olid toonase aja kohta väga uhked. Pall selles mõttes oma õige
tähendusega, kus suures saalis toimus tants ja mitmes väiksemas ruumis toimusid samaaegselt esinemised, sai püsti jala peal mingisuguseid näkse söödud ja nii edasi. 1994. aastal, kui meil konvent valmis, siis hakkas ka läbikäimine teiste korpidega intensiivsemaks minema ja üks põhilisi või kõige suuremaid selliseid iganädalasi kooskäimisi olid tantsukursused Lembelaga. Käisime Ants Taela juures Mustpeade majas tantsukoolis ning pärast igat tantsutundi me läksime Süda tänavale alla keldrisse kohvikusse, mis eristus teistest kohvikutest just selle tõttu, et seal ei suitsetatud. Või väga harva sattus sinna keegi, kes suitsu ette pani ja selles pärast oli seal hästi mõnus olla. Tänapäeval ei kujuta enam ette, et kohvikus suitsetatakse, aga toona oli see täiesti tavaline. Ja nendel koosviibimistel järjest rohkem süvenes meie läbikäimine Lembelaga, tekkisid esimesed paarid ja esimesed suvepäevad ja sealt edasi kuidagi areneski see mõte, et aga teeks Leola ja Lembela pulmad ning sõlmiks sõpruslepingu 2 korporatsiooni vahel. Ning 1997. aastal me jõudsimegi selleni. Me leidsime paari, kes oli nõus abielluma Piirita kloostris ja seal sai see paari pandud ning siis sõitsime Kilingi-Nõmmele toonase kaasvõitleja Jussi isa koju, kus siis toimus meeleolukas pulmapidu. Ja 90. hakkasid ka teised tudengiorganisatsioonid Tallinnas nagu kasvama, sellepärast, et enamik vilistasi tuli ikkagi Tallinnasse tööle. Ja praegu on väga tugevad koondised Tallinnas on teiste kõikide korporatsioonidel. Ma võin siin mainida Virooniat, Sakalat, Rotaaliat ja võib-olla ka teistel, ma teen liiga, kui jätan praegu ütlemata. Toona oli tegelikult korporatsioon üks väheseid selliseid vaba ja veetmise võimalusi, mis ei vajanud selliseid erioskusi. Kui sa tahad koorilauluga tegeleda, siis sa pead viisi pidama ja nii edasi. Pestid ja igasugused muud tudengiorganisatsioonid tulid ka tunduvalt hiljem. Ja toona oli korporatsioon ainukene koht, kuhu üliõpilane sai minna ja oma teiste tudengitega sotsialiseeruda ja uusi tutvusi luua. Nii et see elu on läinud meile ja tänases aastas 23 sellel sajandil loodame traditsioonide jätkamist, akadeemilise kasvatuse edasiandmist, akadeemiliste tõekspidamiste edasiandmist ja loodame parema tuleviku peale.